Mis kurat Euroopaga toimub? Itaalia peaminister Giorgia Meloni ütles, et tema valitsus on peatanud kaitsekoostöölepingu Iisraeliga. Paremäärmuslik valitsus on seni olnud üks Iisraeli lähimaid toetajaid Euroopas. Teda peeti Donald Trumpi lähimaks liitlaseks siin Euroopas, kuid ta on hukka mõistnud tema otsuse minna sõtta Iraaniga. Euroopas tahavad inimesed rahu. Nad ei mõista, et see rahu, mida nad tahavad, on palju hullem kui sõda. Sul on vaenlane, kes on kurjuse kehastus. Täpsemalt tahaksime täna keskenduda Itaalia peaministrile Giorgia Melonile, keda sel nädalal kutsuti varem Trumpi sosistajaks ja kes oli suur Iisraeli sõber. Ja sel nädalal on ta tõepoolest ükshaaval mõlemale riigile selja pööranud. Minuga koos arutab seda minu kallis sõber ja kolleeg Fiamma Nierenstein, kes pole mitte ainult terrorismi, Lähis-Ida ja antisemitismi ekspert. Kuid ta töötas aastaid Itaalia parlamendi välis- ja kaitsekomisjoni aseesimehena. Nii et ta tunneb Itaalia poliitikat läbi ja lõhki ning tunneb ka Melonit isiklikult. Fiamma, tere tulemast ja ma tõesti tahaksin sinult küsida, mis toimub? Ma mõtlen, sel nädalal tegi Meloni mõned asjad, ütles mõned asjad ja ta ajas Trumpi tõesti vihaseks. Vaata, Ruti, on olemas nii konkreetsed kui ka üldised sündmused, mis seda olukorda määratlevad. Ja just sellepärast on see nii huvitav, sest see seostub üldise ülemaailmse olukorraga, suhted Trumpiga, konkreetne suhe juutide ja Iisraeliga ning samuti antisemitismiga. Ja see seostub ühe inimesega, ühe naisega, noore naisega, kes on siiani olnud mitte küll rahulik, kuid kindlasti tasakaalukas tegelane seoses suhetega Iisraeli ja üldiselt läänemaailmaga. Nii et ütleme, et viimased sündmused seovad Trumpi, paavsti, Itaalia ja Euroopa. Trumpi ja paavsti. Mis paavstiga juhtus? Paavst peab kõne, kus ta, nagu paljud paavstid, palvetab rahu eest. Aga rahu eest palvetamine ründab neid, kes sõda pidasid. Aga millist sõda? Ta ütleb, et kolonialistlikku sõda. See ajab Trumpi väga vihaseks. Ja tead, tegelikult kui sa ütled kolonialistlik sõda, siis see ei ole sõja suhtes just kuigi soosiv. See ei ole lihtsalt üldine hukkamõist kõigi suhtes, kes sõda pidasid. See on konkreetne hukkamõist. Ja Trump tunneb seda just nii. Nii et mitte ainult ei vastanud ta paavstile, vaid ta ründas ka paavste. Ja ta ütles, mida teie sellistest asjadest üldse aru saate? Lihtsalt palvetage. Palvetage issanda poole ja ärge sekkuga poliitikasse. Sest see on midagi, millest te aru ei saa. Ta ütleb seda lihtsalt väga karmilt. Ja teate ju, et paavst on katoliiklaste jaoks eksimatu, mis tähendab, et vastavalt paavsti definitsioonile ei saa paavst eksida. Eksimatu ei saa vigu teha. Nii et kogu kristlik maailm reageerib sellele tugevalt ja toimub revolutsioon. Mitte ainult Itaalias, mis on katoliiklik riik par excellence. Vatikan asub Roomas, kuid kogu Euroopas ja kogu katoliiklikus maailmas ning osaliselt ka teiste kristlaste seas üle maailma. Kõik reageerivad, kõik kaitsevad paavsti, kõik ründavad Trumpi, sest maailmas, Euroopas ootavad kõik võimalust Trumpi rünnata ja see on hea võimalus ning nad ründavad teda. Giorgia Meloni ootab ühe päeva ja siis mõtleb selle üle, sest nagu sa ütlesid, tal oli tegelikult Trumpiga eriti hea suhe. Ja siis ta reageerib. Ta on kõige katoliiklikuma riigi peaminister ja ütleb, et leiab selle äärmiselt sobimatuks ja valeks. Ja üleüldse see, kuidas Trump ründas. Trump vastab talle ja ütleb, et sa eksid. Sa eksid, sest sa oled õigustanud sõda riigi vastu, kes tahab omada aatomipomme, mis võiksid ka sind hävitada. Nii et ta viib kõik teemad sisse ja ütleb Giorgia Melonile, et ta on väljas.
Ta ei kuulu enam tema sümpaatiate hulka. Ta ei arvesta enam Prantsusmaaga. Nii et tema on väljas. Ta paneb end ise kõrvale. Miks ta seda tegi? Miks ta seda tegi? Tegelikult on nii, nagu ma ütlesin, et esiteks ei saa ta olla paavsti vastu. Ta peab olema paavsti poolt, sest ta on Itaalia peaminister. Teiseks, lugu algab referendumiga selle õigusliku raamistiku kohta, milles Itaalia elab. Ma ei hakka detailidesse laskuma, aga ma ütlen teile, et see puudutab, vaadake seda, kohtunike võimu. Nii et Giorgia Meloni, olles parempoolne, on kohtunike võimu vastu. Ja selles referendumis on ta selle poolel, kes tahab võita, kuulutades end kohtunike täieliku võimu vastu. Ja mis siis juhtub? Ta kaotab. Vasakpoolsed võidavad. Nii et vasakpoolsed ründavad teda väga karmilt. Ja ta hakkab mõtlema, mida ma olen valesti teinud. Samal ajal kaotab Orban oma lahingu. Parempoolsed, kes Euroopas tundusid olevat midagi, mis niikuinii kasvab, peamiselt immigrantide probleemi tõttu, muutsid täielikult suunda. Ja ta leiab end olukorrast, kus ta hakkab mõtlema, et võib-olla peab ta tooma itaallaste toetusesse tagasi veidi vasakpoolset elementi. Nii et need kaks asja, mis on koos olnud juba Gaza sõjaajast. Sest teda ümbritsesid inimesed, kes õhutasid genotsiiti, näljutamist, laste tapmist ja mida kõike veel. Ja ta püüdis neile vastu seista. Aga kogu aeg ütles lihtsalt, lõpetage sõda, ärge tehke seda, ärge tehke toda. Jah, me oleme Iisraeli poolt, aga seekord annab ta täielikult alla. Ta annab alla ja ütleb, ma tühistan oma kokkuleppe. Ta ei öelnud, et tühistan. Ta ütles, ma ei uuenda. Ja ka siin on tead nagu lootuse kiir tulevikuks. Ta ütleb, ma ei uuenda allkirja sellele lepingule, mis allkirjastati, ma arvan, 2004. aastal Itaalia ja Iisraeli vahelise kaitselepinguna. Ja nüüd on kõik asjad pandud ühte patta. Ja siin on teil suhe Trumpiga ja suhe Iisraeliga, mida vähemalt pool Itaalia elanikkonnast peab väga halvaks suhteks. Ja nii loobus Giorgia Meloni oma ustavusest lääne vastu, et proovida uut teed. See ondi see, mis praegu toimub. Ma ei usu, et ta sellesse täielikult uskus, aga tead, see on katse tagasi võita toetust, mida ta tunneb end veidi kaotanud olevat. Kui irooniline see siis on, et vasakpoolsed, eriti äärmusvasakpoolsed läänes, kipuvad mitte olema usulembesed, eks? Irooniline on siin see, et võiks öelda, et Itaalia vasakpoolsed tulevad paavsti kaitsma. Ja ma olen kindel, et paljud neist vasakpoolsetest ei salli Vatikani ega vanu katoliiklikke tavasid, nagu näiteks abordivastasus, geivastasus ja antifeminism. Aga muidugi, kuna paavstid on muutunud järjest progressiivsemaks ja kaasavamaks. Aga mida ma tahaksin sinult küsida, on see, et paavst ei öelnud ainult, et sõjad on halvad, nagu sa ütlesid. Paavstid ütlevad, et sõjad on halvad ja tead, Jeesus Kristus on sõja vastu. Ta ütles ka, et me peaksime lõpetama islami kartmise ja ta pöördus ka nende poole. Ta arvestas nendega. See ei ole esimene paavst, kes seda teeb. Öeldes, et ta justkui püüab moslemitele meeldida. Nii et see ei puuduta ainult katoliku maailma. Ja see kõik sobitub taas kokku immigratsiooni ja kõige sellega. Aga president Trump, üks asi, millele ta viitas, oli tegelikult see. Kus te siis olite, kui kõik need tuhanded, 10 000 iraanlased islami režiimi poolt tapeti? Kas me kuulsime teid ütlemas, miks nad seda teevad? Huvitav. Väga huvitav. Te võite lisada nende 10 000 iraanlaste hulka, kes tapeti. Ka 10 000 kristlased,
keda moslemid on tapnud üle kogu Aafrika ja mujalgi. Sest nagu teate, islami terrorirünnakud on kõikjal, see on ka Euroopas. Nii et see on päris suur teema, millega kirik keeldus tegelemast, sest nad lihtsalt selle jaoks on olemas sõna. See on hirm. Nad kardavad seda tohutut uut kohalolekut, lootes ikka veel, et nad saavad neid ühel päeval evangeliseerida. Et nad saavad neid kuidagi oma usku pöörata. Ja siis, vaata, igal juhul oli ainus, kes selle probleemiga silmitsi seisis. Eelmine paavst, see, kes oli enne Franciscust, kes oli täielik karikatuurne kommunist, nagu ma itaalia keeles ütlen, karikatuurne kommunist Franciscus, eelmine. Ja see, kes oli enne teda, oli see, kes mingil hetkel otsustas, et ta ei taha enam jätkata. Benediktuse puhul oligi asi just selles, sest ta julges rünnata islamit, öeldes, et nemad näevad asju teistmoodi kui meie. Ta ei öelnud täpselt, et nemad armastavad surma rohkem kui meie elu. Kuid tema kriitikas sügavam mõte oligi seotud elu ja surmaga. Ja siis, päeva lõpuks, terrorism ja tapmine oma usu nimel, ta oli sellele väga vastu. Ta kirjutas selle kohta raamatu. Ta oli väga selgesõnaline ja siis pidi ta tagasi astuma. See oli tegelikult paavst, kes tagasi astus. Kõige suurem. Aga siiski vaata see konsensus, mida sa õigesti oled märganud paavsti suhtes. Isegi nende poolt, kes tavaliselt ei armasta eriti ei preestreid, ei kirikut ega paavsti. Kes on palju liberaalsemad kui paavst. Näed, palju liberaalsemad kui paavst. Sest ma mõtlen, me ei tea, mida see paavst arvab soo vahetamisest või vanem olemisest. Aga see ei ole selline töö, mida teevad ka need inimesed, kes lihtsalt ütlevad, et see paavst on nii õige. Mille poolest on ta õige võrreldes Trumpiga? Trump on tänane probleem. Trump. Nii et mis täna toimub, ja see on midagi, mida ma arvan, vajab palju mõtlemist ja selgitamist ning püüdmist aru saada, miks Trump olemas on. Ma arvan ka, et Trump ei toonud eriti õnne nendele valimistele, kus Orban on kaotanud. Ma kardan, et Meloni kardab, et suhe Trumpi juhitud Ameerika Ühendriikidega ja Trumpiga endaga ei too talle õnne valimistel, mis toimuvad aasta pärast. Nii et kas sa tead, miks? Sest Euroopal on alati kohutavaid raskusi oma identiteedi määratlemisel. Mis on Euroopa? Ma mõtlen Prantsusmaa ja Saksamaa, Inglismaa ja Trans või Hispaania ning Itaalia ja Saksamaa. Need on riigid, kes on tuhandeid aastaid omavahel sõdu pidanud. Ja isegi eelmisel sajandil tegelesid nad sellega, võitlesid nagu. Like kiusajad. Minevikus. Esimene maailmasõda oli kohutav verine häving ja ka väärtuste hävitamine. See ongi tegelikult koht, kus Ameerika Ühendriigid tulevad mängu. See on aeg, mil Euroopa vajub alla ja Ameerika Ühendriigid tõusevad esile ülemaailmse jõuna, mis muudab maailma. Mis saab esimeseks maailma suurvõimuks? See polnud nii enne esimest maailmasõda. See juhtub siis, kui Euroopa hävitab iseennast. Ja siis teine maailmasõda, millest me kõik teame, mis see oli. Põhimõtteliselt. Rõve sõda, kus Shoah leidis aset. Ühe diktaatori, Hitleri, ja tema kõrval olnud väiksema diktaatori Mussolini
käe läbi, kes on sõdinud ilma võiduta. Kui Ameerika poleks seal olnud, kes teab, isegi kui Churchill oli kangelane ja tõi kogu oma jõuga Inglismaa sõtta, vajasime me ikkagi Ameerikat. Sellest ajast peale pole Euroopa end leidnud ja tal on endiselt lahtine arve Ameerika Ühendriikidega, kes on teda alati päästnud ja alati näidanud, et nad on tugevamad kui keegi teine. Nii et Ameerika vastasus tuleb esile igas olukorras. Ja mis võiks olla parem Ameerika vastasuse esile kerkimiseks, kui olla nii lähedane juutide sõber. Juutid, keda on Euroopas alati taga kiusatud, keda on alati kuidagi määratletud. Euroopa ei leidnud endale vabandust, et aega viita tapatalgute ja hävinguga, samal ajal kui nad ei suutnud oma ühiskonda üles ehitada. Me näeme seda nähtust tänapäeval Araabia maailmas. Nad veedavad oma aega tapatalgutes ja juudi riigi määratlemises. Ma räägin nüüd šiitidest, kes ei suuda luua omaenda eksistentsi, omaenda rikkust ega omaenda ühiskondi. Nii et Euroopal on need 2 punkti, kuhu ta kunagi ei jõua, sest ta ei leia iseennast. Ja see on üks neist kordadest, tead, alates algusest, alates 7. oktoobrist, kui sa vaatad Giorgia Melonit, tead, sa ei saa teda kindlasti nii halvaks pidada kui Hispaaniat. Kindlasti mitte. Hispaania on olnud, ma ei unusta kunagi, paar päeva pärast 7. oktoobrit, kui Sanchez seisis ees. Ta läks Gazasse, nõudis juba enne kõige algust relvarahu. Ta oli juba seal palestiinlaste poolel. Ma arvan, et ta on olnud koos 3 teise Euroopa riigiga, kes on kuulutanud välja ja hääletanud Palestiina riigi poolt. Euroopas on 4 riiki, kes on seda juba teinud, aga Euroopa Liit ei ole seda veel teinud. Suures osas ka seetõttu, et Orban suutis kogu aeg panna veto paljudele resolutsioonidele ja sulgeda ukse võimalusele, et see võiks juhtuda. Seda ei pakutud kunagi ametlikult välja, sest Euroopa Liit ja Giorgia Meloni ütlesid alati, mina toetan 2 riigi lahendust 2 rahva jaoks. Aga kui saabub aeg, mil palestiinlased loobuvad Iisraeli riigi hävitamise ideest, siis enam-vähem see ongi tema seisukoht. Kui palestiinlased on selleks valmis, siis see ongi tee. Aga samal ajal on tema palve relvarahu järele. Olid kogu aeg koos Bideniga. Pidevalt, kogu aeg. Tema avaldused selle kohta, et mitte, kuidas sa ütled, et Iisrael vastas tasakaalustamata viisil. Kuidas seda öelda? Selle kohta on eriline sõna, mitte tasakaalus sellisel ebaproportsionaalne. Siis küsis keegi temalt genotsiidi kohta. Ta ei võtnud kunagi seisukohta, ei öelnud kunagi sõna genotsiid, aga ei eitanud ka seda sõna ning lasi sellel rahva seas levida. Ja nüüdseks on võetud palju teisi seisukohti. Ja teine oluline asi oli see, et ta ütles, aga te keeldusite relvi Iisraelile müümast, sest meie põhiseadus keelab relvade müügi riikidele, mis on sõjas. Nii et tead, see selline püüdlus ajab vett segaseks, nii et keegi ei saa täpselt aru, mida ta ütleb. Aga siis saab see, mida ta ütleb nüüd selgeks, kui ta keeldub lubamast. Kasutada Sigonella baasi, mis on Ameerika baas Itaalias, lendudeks Iraani pommitamiseks. Nii et ma arvan, tead, poliitika on poliitika. Ja ma saan aru, et ta tunneb, et pacifism is
on haigus, millel pole aju. Sellel on ainult süda. Nii et inimesed tahavad rahu. Euroopas tahavad inimesed rahu. Nad ei saa aru, et rahu, mida nad tahavad, on palju hullem kui sõda, sest see annab relvad sellele poolele, kes tahab tappa ja tappa ja tappa. Ning pärast seda, kui nad on meid tapnud, tapavad nad ka neid. Selle jaoks neil pole aju. See on uskumatu, kuidas see kognitiivse protsessi kadumine, mis võimaldab neil aru saada, et 1+1 on 2, lihtsalt kaob. Seda pole enam olemas. Noh, tead, sa oled ju nii suur ekspert. Sa oled nii palju kirjutanud antisemitismist. Ja sina ja sinu vana mentor, sõber, hea sõber, nüüdseks lahkunud Robert Wistrich, kes kirjutas sellest väga palju. Ja nagu sina ja tema olete korduvalt rõhutanud, see, mis algab juutidega, ei lõpe juutidega. Ja ühiskonnad, mis lubavad antisemitismil vohada, on allakäivad ühiskonnad, hääbuvad ühiskonnad. Nii et nüüd, need Euroopa riigid, kes pidid olema, tead küll, lääne valgustatud liitlased koos Ameerika Ühendriikide, NATO ja teistega, nad alluvad sellele, eriti pärast 7. oktoobrit, kuigi pärast teist maailmasõda oli sellel teema tabu. Oli antiseemite, kuid avalikult polnud sobilik juute vihata. Jah, see oli sellepärast, et neil oli raske luua seost antisemitismi ja inimõiguste vahel. See ongi põhjus. Nad said seda teha avalikult, kõigi silme all, lihtsalt kuulutades oma antisemitismi. Hetkel, kui nad võisid öelda, et nende antisemitism kaitseb Palestiina lapsi. Sa saad aru, mida ma mõtlen? Miks siis nii? See on suuresti sellepärast. Sellist mõtteviisi on kujundatud ja kultiveeritud. Ja siis kõigepealt kommunistliku ideoloogia poolt. NSV oli see, kellel tõesti oli see fantastiline mõte. Et kujutada ette, et inimõigused, mustanahalised, naised, neil olid õigused, mida kapitalism rikkus, samal ajal kui kommunistid kaitsesid neid. Ja selle ümber lõid nad palju liite 3. maailmaga, mille nad kandsid üle ÜRO-sse. Nüüd võtab ÜRO selle omaks ja arendab seda eksisteerimisviisi jõuliselt edasi. 60-ndatel koos Hruštšoviga, kes oli sellelaadse ülesehituse geenius. Ja seal muutub suhe kohe kommunistlike riikide NSV Liidu ja 3. maailma riigi vahel surmavaks nii Iisraeli kui ka Ameerika Ühendriikide jaoks. See on midagi, mis võimaldas kõigepealt 1975 aastal vastu võtta resolutsiooni, et sionism on rassism, eks? Mina mäletan, et kui ma esimest korda sellest resolutsioonist kuulsin, siis ma ei saanudki päris täpselt aru, milles asi on. Kuidas need kaks mõistet omavahel kokku sobivad? Tead, oli tõesti raske aru saada, kuidas see võimalik on. Ja selle areng jõuab 2001. aastal Durbanisse, kus antirassistlikust konverentsist saab antisemiitlik. See on pikk tee, mida Euroopa on väga sageli käinud. Sest Euroopa Liit ja Ühinenud Rahvaste Organisatsioon on koos töötanud, püüdes määratleda oma identiteeti. Läbi inimõiguste idee, mis on muudetud vaeste, sisserändajate, 3. maailma õigusteks ja against lääne tsivilisatsiooni, juudi kristliku
ühiskonna vastu. See ongi kõik. Võib-olla panin selle kontseptsiooni liiga kitsasse kasti, aga see on. Ma ei tea, kas ma olen piisavalt selge. Sa väljendad end selgelt, aga näed, jälle, tead, ma olen naiivne, ma saan aru. Aga need juhid ja Meloni kindlasti, need juhid on käinud Ameerika Ühendriikides. Paljud neist on käinud Iisraelis. Ütleme nii, et inimõigused on sinu religioon, eks? Jaa. See on muutunud religiooniks. Inimõigused, see mõiste. Ja kõik sellega kaasneb. Tegelikult on Iisrael ja Ameerika Ühendriigid ühiskonnad, kus on rohkem inimõigusi kui kusagil mujal, olles avatud võõrastele, geiõigustele ja naiste õigustele. Nimeta mida tahes, vabadus, täielik vabadus. Kuidas saab intelligentne inimene seda vaadata ja öelda, et tegelikult on need riigid pahad? Ja kohad, kus naisi piinatakse, allutatakse, sunnitakse katma oma nägu ja keha. Kes viskavad geisid katuselt alla. Kõik need asjad, mille vastu nad on, ja on väga rassistlikud. Muide, sa mainisid Durbani konverentsi. See on silmakirjalikkuse tipp, et Lõuna-Aafrika ja Aafrika on väga rassistlikud kohad. Nad hoolivad nahavärvist rohkem kui valged inimesed. Ja mida ma öelda tahan, on see, et sa võid seda ise näha. Sa võid seda näha Iisraelis, Ameerikas ja Euroopas. Ja ikkagi seda eitada, olla selle suhtes pime ja ikkagi asuda islamofašistide poolele, kuidagi näha neid ohvritena. Näed, aga see on mõistete sõda, tead. Kõigepealt tahan ma öelda midagi seoses Giorgia Meloniga. Meloni ei ole selline, sest Giorgia Meloni on parempoolne inimene. Pead arvestama, et ta ei käi lihtsalt seda teed. Tema tee on teistsugune. Ta ütleb, ma olen naine, ma olen ema, ma olen kristlane, ma olen pere poolt, nii et ta läheb teist teed. Ja siis saabub poliitika hetk, kus ta peab mõistma, et see poliitika, mida sa praegu kirjeldad, on temast tugevam. Ja see puudutab halvasti immigratsiooni teemat, sest ta on selles osas olnud julge. Ma mõtlen, ta üritas immigratsiooni peatada. Kas tal õnnestus? Ei, tal ei õnnestunud. Immigratsiooni peatada on liiga raske, sest immigratsioon tähendab miljardeid inimesi, kes suruvad Euroopale peale. Tead, et paljudes Euroopa riikide pealinnades on Mohammed kõige sagedamini vastsündinutele pandud eesnimi. Itaalias ei ole see veel nii, sest tegelikult on seda suudetud ohjeldada. Ma ei ütleks, et see on peatatud, aga seda on rohkem ohjeldatud. Nii et the siege there. Piiramine seal ei ole nii lämmatav kui mõnes teises kohas. See on seal, see on olemas ja ma võiksin rääkida teile paljudest juhtumitest, mis seda näitavad. Ja samuti on sellega seotud palju kuritegevust, aga Giorgia Meloni selle kohta on olnud tubli, on olnud isegi julge. Ta on teistsugune ja ma arvan ka, et tema koos kogu Itaalia paremtiivaga on antisemitismi pärast kahetsenud. Ma ei ütleks, et ta pole kunagi tundnud nooruses selle varjundit, sest liikumine, kuhu ta kuulus, oli antisemiitlik. Nii et võib-olla on kuskil temas, tema liikumistes, mingi kaja sellest ja mõnikord ta tunneb seda ka. Aga tegelikult oli ta hea. Ma mäletan, et asutasin oma rollis Itaalia parlamendis komisjoni antisemitismi vastu. Ja kuna ta oli noorsoominister, kuulasin ma ta ära. Ta käis minu ees kuulamisel. Ja ma tunnen teda igapäevaselt. Ma nägin teda kogu aeg parlamendis. Ta on väga haritud. Ma mõtlen, ta teab palju. Ta õpib kogu aeg. Ta räägib väga head inglise keelt, mis on Itaalia parlamendi liikme kohta uskumatu. See on haruldane. See on tõesti haruldane asi. Ma loodan, et see muutub. Minu ajal oli see tõesti kohutav. Aga kui ma kuulsin teda rääkimas antisemitismist, siis tema kirjeldus ja uurimistöö oli tõesti hästi paigas, nagu sa ütled. Ma mäletan, et olin rahul ja mõtlesin endamisi, vaata, see polnud.
selline antisemitismi tsunami, nagu sa täna näed. Antisemitismi oli, aga siis kirjeldas ta seda halastamatult, otse, õigustamata ja sooviga selle vastu võidelda. Nii et ma pean ütlema, et ta ei ole selline inimene. Kui minna selle tüübi juurde, keda sa praegu kirjeldad, peame meeles pidama, et selle mõtteviisiga põrkuvad kaks mõistet. Ja see ongi põhjus, miks nad ei suuda kunagi aktsepteerida näiteks seda, et Iisrael on nii liberaalne riik. Miks? Sest Iisrael on ja tunneb end rahvusena. Rahvuse mõiste on vastuolus kogu selle kirjeldusega, mille sa just tegid. Ja ma arvan, et kui sa armastad oma riiki, kui sa oled natsionalist, ja näiteks Euroopas, kui sa ei ole täielikult iseenda eest, jah, sa oled itaallane, aga sa tahad väga Euroopat ja sa pead olema Euroopa poolt. Ja ei tohi tulla päeva, kus sa ütled, ma kritiseerin Euroopat juurteni välja. Kui sa seda teed, oled mängust väljas. Oled mängust väljas. Sest sa paned jälle ettepoole oma rahvuslikku tunde ja natsionalism ning fašism käivad alati käsikäes. See on number 1. Number 2, ja võib-olla peaksid selle hoopis ettepoole panema, see on sõda. Mis? Kas sa pead sõda? Mis? Kas sa ütled mulle, et sa pead sõda selleks, et oma nahka päästa? Ei, see ei ole minu jaoks piisav. Tahad oma nahka päästa? Mine ja räägi seda kellelegi teisele. Ma tahan, et sa lihtsalt teeksid rahu, sest meie tahame rahu. Sest muidu oled sa laste tapja. Muidu tahad sa genotsiidi. Nad ei saa endale lubada sõja ja rahvuse mõistet. Hetkel, kui nad on arutlusel, läheb kogu Euroopa kohutavalt segadusse. Nii et sul ei ole seal ainult hispaanlased, vaid ka britid, prantslased, kõik seisavad seal. Ja tead, kogu see Liibanoni teema, kas neil on tõesti nii raske sellest aru saada? 60 000 iisraellast on oma kodudest välja aetud, sest Hezbollah kiusab neid päevast päeva juba 30 aastat järjest. Kas neil on tõesti nii raske mõista, et Iisraeli põhjaosa tuleb vabastada Hezbollahi käest? Jah, on küll. See on kohutavalt raske. Miks nii? Sest see on Araabia riik. Seetõttu on see vaene riik ja vajab kaitset. Ja Macron selles osas meister. Nii et ma arvan, et Iisrael tegi väga õigesti, et ei lubanud Macroni läbirääkimistele. Jah, täiesti nõus. Täpselt nii. Just nii peaks Iisrael käituma. Olgu, sa tegid Meloni kohta väga hea tähelepaneku, sest ta on poliitiliselt konservatiivne ja nii edasi. Aasta pärast on valimised. Ta nägi ka, mis juhtus Viktor Orbaniga. Ta näeb ka, kuhu poliitilised tuuled tema riigis puhuvad, mis ongi poliitiku töö. Aga see ütleb sulle üht kahest asjast. Kas ta siis ei usu seda, mida ta ütleb, ja teeb seda lihtsalt selleks, et uuesti valituks saada, või ta tõesti usub seda? Ja see ütleb mulle, et kui see on tõsi, et ainus viis, kuidas ta saab uuesti valituks osutuda, on halbade poliitikate kaudu, siis see ütleb midagi Itaalia kohta, Itaalia kui terviku kohta. Kui need on poliitikad, mis ta peab uuesti valituks saamiseks omaks võtma, siis kas ta pöörab selja oma enda ideoloogiale või annab lihtsalt järele? Ja siis mida sa ütled on see, et Itaalia on selles mõttes omamoodi läbi. Läbi selles mõttes, et loobutakse, või nagu sa ütlesid, rahvuslikust iseloomust, mis on muide Euroopas väga kummaline, sest igal riigil on erinev keel, erinev toit, erinev kultuur. See on väga naljakas. Juba ainuüksi keele tõttu on nad täiesti erinevad, tead. Täiesti erinevad. Täiesti erinevad. Ja Euroopal on väga raske tekkida, kujuneda just selle tõttu, mida sa praegu ütled. Mitte ainult, et nad on erinevad, vaid nad on ka üksteise vaenlased. Ükskõik, mida nad ka ei ütleks. Nad ei meeldi üksteisele. Ei meeldi.
kui sa kuuled, mida Briti ütleb prantslase kohta. Sa tead küll. Ma mäletan, kuidas ma sisenesin kirikusse, kus on Napoleoni pöial, sest ma tahtsin seda külastada. Ja ma küsisin inglise keeles, kas ma olen õigel teel, kui ma siit sisse lähen, et seda näha. Ja mees vaatas mind ning ütles mulle prantsuse keeles. Ta ütles mulle, kui sa küsid seda minult inglise keeles, siis ma ei vasta sulle kunagi. Ma pidin seda prantsuse keeles küsima, sest muidu ta poleks kunagi vastanud. Nii et, vot, siin see on. Aga ma lihtsalt, teate, üks asi, millega ma tahaksin lõpetada, on see. Trump kogu oma labasusega, ja ta ongi labane, ta võib olla väga labane. Aga see, mis ta on, ta tundubki selline, ja inimesed ütlevad, et ta on hull. Aga tegelikult on ta olnud väga järjekindel selles, kus ta seisab. Üldiselt, kus ta seisab heade ja halbade suhtes. Ja mulle avaldab muljet, et ta lihtsalt ütleb selle välja. Ta oli Maloney'ga tõesti lähedane. Ta meeldis talle väga. Ja nüüd ütleb ta, ei, sa oled nõrk ja sul ei ole õigus. Ja kõik, me ei ole enam sõbrad. Nüüd vaata, ma lisaksin siia ühe mõtte, mis teeb vahe sisse, sest sul on loo põhiküsimuses täiesti õigus. Trump lihtsalt peab õiglast sõda Iraani vastu. Ja seda peab igaüks teadma, sest nad on näinud, kuidas iraanlased tapavad tänaval. 50 000 inimest tulistavad neile näkku. See on number 1. Ja nad on seda näinud alates 1979 aastast paljude revolutsioonide ajal, kus on olnud naisi ja lapsi. Ja samuti sellepärast, et nad on kuulnud, kuidas iraanlased rajavad oma võimu terrorismile, tappes inimesi üle kogu maailma. Käsilasrühmitused nagu Hezbollah, kes on tulnud Lõuna-Ameerikast läbi raske narkokaubanduse. Ja mis kõige tähtsam, ähvardades Iisraeli täieliku hävitamisega, samal ajal kui pommide ehitamise oht sisaldas alati ka ähvardust kogu läänele. Kogu läänele. See on selge. Ma mõtlen kellelgi, kellel on natukenegi mõistust peas. Selles osas on sul õigus. Kuidas saab nii väga hukka mõista sõda sellise vaenlase vastu? See kinnitabki seda, mida ma ütlen. See on igasuguse tänapäeval vajaliku mõttevahetuse eitamine. Sul on vaenlane, kes on kurjuse kehastus. Seda peab tunnistama. See on esimene punkt. Ja selles on sul õigus. Siis tuleb Trump. Olgu, Trump ütleb, et teie eurooplased olete põlastusväärsed, sest te ei taha oma kaitsesse raha panustada. Olgu. Paavst ütleb, et ma olen koloniaalne sõdalane, aga ma ei ole koloniaalne sõdalane. Ma lihtsalt pean seda, aga palun, te ei saa sellest aru. Miks te kasutate seda sõna koloniaalne? Milles asi on? Ja siis Trump on keegi, kes teeb alati põlgliku ja tülgastunud näo. Nii et tead, tema lõi selle olukorra. Ja ma lisaksin siia midagi. Mul on kahju, et nemad, eurooplased, lisavad Netanyahu Trumpi kõrvale selles kirjelduses. Teate, Trump ja Netanyahu, Netanyahu ja Trump ja nende kahe käitumises ei ole midagi ühist. Mitte midagi ühist. Netanyahu on härrasmees. Ta on täis väärikust Netanyahu. Aga see ongi veelgi kõnekam, näed, sest see, et nad on ühte patta pandud, näitab seda. Isegi keegi, kes pole üldse labane, kellel on väärikus, kes oskab end väljendada rohkem kui ühes keeles, kes on kõneosav ja selge sõnaga. Erinevalt Trumpist ei säutsuda igasuguseid asju ja seegi ei aita teda nende silmis. Seda ma mõtlengi. Olgu, nii et see on lihtsalt Trumpi käitumine. Ei, aga tead, Netanyahuga tuleb mängu veel üks teema, nimelt. Alati minu arvates kõige tähtsam. Ta on juut. Nii et siin tuleb veel üks teema.
ja tead, sinu küsimused antisemitismi kohta on kõik väga õigustatud küsimused. Sest sellise antisemitismi ees, millega me täna silmitsi seisame, peame me tõesti maha istuma, pead murdma ja proovima sellega tegeleda. Sest pärast 7. oktoobrit nutsime me palju, murdsime pead ja hakkasime võitlema. Nüüd, nende antisemitismi ilmingute ees me ikka veel nutame, murrame pead ja ei leia viisi, kuidas võidelda. Nii et on viimane aeg, et me sellega alustaksime. Noh, selle olulise märkusega tõmbame sellele joone alla. Ja ma julgustan teid kõiki lugema Fiamma arvukaid igapäevaseid artikleid gns.orgis. Ta on üks viljakamaid kirjutajaid üldse ja kindlasti ka GNS-is. Ja alati hariv ja sinuga on alati rõõm rääkida. Aga kuni järgmise korrani. Thank you so much.